alustan oma selle matka viimast matkapäeva Villa Sisuškuuli suunas 9 kilomeetrit 5 tundi. Öeldakse, et tõenäoliselt tuleb siis suuremat sorti tõudmist. Või siis ka mitte, et tuleb hoopis teed mööda minna. Vaatan, et matkadaja kaart läheb siit väravast ja peaks olema see väike teekene, aga see värav on siin statsionaarselt kinni pandud. Et tuleb ilmselt asfalti mööda astuda. Aga ei, näen, et siin on lihtsalt vaja muudatus tehtud. Et siit kiiruga läheb siis ikkagist mäkke. Noh, see siia ronimine oli paras vesisevõitu tegevus läbi Pika Rohu. Eile sadas ka terve pärastlõuna veel. Aga loodetavasti siis on preemiaks väike paremad vaated kui sealt alt tee pealt. No, selline päeva algus. Pilved siin tasapisi kerkivad. Hea meel on päikest väike näha. Siin rada on läinud läbi metsa ja läbi rohu ja võib ükse vaadata, siis ma ei tea, kas kaamerast paistab, aga põhimõtteliselt nagu oleks ujumas käinud. Siin siis matkatee ühines taas sõiduteega, mis küll pole asfalt ja jäänud on viimased 2,7 kilomeetrit Uškuulisse, ühte siis Euroopa kõige kõrgemasse külla. Ja mis on kõige kõrgem küla ja mis mitte. Et meile veits otsisin Wikipeediast, no see on natuke niisugune definitsioonide küsimus, aga et hea hulga aega Uškuuli kandiski seda kõige kõrgema küla tiitlit, asi leiti, et kusagil Dušetis ikka mingisugustes külas veel kõrgemal elab püsivalt üks vanem kodanik ja siis, et see on siis nagu kõige kõrgem. Anyway, igatahes ühte kõrgemasse külla ma lähen ja väidetavalt see pidevad siis olema pool aastat umbes ära lõigatud meestest ja muust maailmast. Murkmeeli küla siin paremal lähedal siin kenakeses kohas ja Uškuuli siis ees. Esimene grupp Uškuuli maju ja sain siin omale kohe 2 sõpra ka seltsiks. Ma ei tea, kas turistid annavad teile midagi või miks nad neid nii ootavad. Küla ilusa valge mäemassiivi taustal, valge ja rohelise. Ja ametlik matkada siis lõpebki siin ära. Ilmselt see mukaaldjoonistaja tuli siia kuskile hotelli. Aga mina siis on vaikselt siin edasi juurde. Et alaliselt siin pidavat elama ka kuskil 220 elanikku, et 70 perekonda. Kui vaadata neid kirevaid silte ja neid söögi- ja joogikohti, siis tundub, et see Uškuuli vähemasti praegusel ajal elab paremini kui need paar muud küla, kus ma peatunud olen. Et eks sealt meestest tulevad ka maršrutkadega. Inimesed kohe siia ei tee kogu matka. No posti pealt loen siis oma asukoha kõrguseks 2144 meetrit. Ja peab ütlema, et ma tegelikult olen üsna küla kõrgemas kohas. No siin on üks päris uhke hotell. Eks neid ikka tekib. Uškuuli La Maria, püha Maria kirik siis 12. sajandist. Et inimesi siin La Maria kirikus ikkagi käib 12. sajandist. Püha Maria, aga alguses ei olevat üldse seal midagi pistmist olnud Mariaga, et olevat hoopis mingi paganlik kultus olnud, aga hiljem siis kohandati.
Onneksi eikä siinä antaa haavit, että pitää kantaa atlusien kanistemaan, että semmoinen super, uus kuuli siis siit teise nurga alt kiriku kõrvalt, kuhu kaugemale majasse sisse minna ilma pühitsuseta ei tohtinud, aga väljas mingit tseremooniat ikka näha oli. No kaart ütleb, et siin peaks olema siis kuninganna Tamari kindlus. Kindlus on vist ise tegelikult seal üleval, et siit tundub rohkem nagu mingi vana küla. Okei, kindluses kohal. Nii palju sellest järvel on, aga seal siis muidugi Uškuulile siit kõik otsast head vaated. Ootame veel paar inimest ja siis hakkame Mestja poole sõitma, et mees tahab siin auto täis võtta. Ja Mestjast tagasi. No see taksosõit kestis umbes tund aega. Taksojuht tegi vahepeal korraliku rallit. Pool tundi tuli siis oodata, millal need 2 ülejäänud reisijad ka leiti.